Ja nüüd me räägime sellest, et kuidas on võimalik oma tegevusi, mis te olete kalgis teinud, tagasi võtta ja soovi korral, kui te olete midagi tagasi võtnud, kuidas saab uuesti siis edasi liikuda selle peale, mille te tagasi võtsite. Selle jaoks on tööriistariba veel olemas 2 noolt. Üks neist näitab vasakule ja ongi tagasivõtmine ja teine nool näitab siis paremale ja on edasi liikumise jaoks. Nüüd, kui ma olen midagi teinud, näiteks kustutan selle lahtrisisu ära ja kustutan näiteks siin lahtrisisu ära delete klahviga ja nüüd siiski otsustan, et ma tahan neid samme tagasi saada, siis ma võin klõpsata selle noolekese peale. Iga vajutusega antakse 1 samm tagasi. Klahvikombinatsioon klaviatuuri pealt on Ctrl ja Z. Ja nii kui te olete midagi tagasi võtnud, siis aktiveerub ka nool paremale. Ehk siis tee uuesti. Teeme ikkagi need sammud ära, mille me tagasi võtsime. Kui te klõpsate selle noolekese kõrval oleva menüü noole peale, siis siin antakse teile valida kõiki neid tegevusi, mida te olete teinud viimasest salvestamisest alates ja mida saaks tagasi võtta, mis maani. Vaikimisi on sätetes nende tegevuste arv 100 ja seda saab maksimaalselt muuta 1000 peale. Aga siin on väga tähtis see teadmine, et nii mõningad tegevused siin kalgis selle mälu kustutavad automaatselt. Näiteks automaattabelid või liigendtabelid on sellised, mis tühistavad selle mälu ära. Nii et selle peale peab kindlasti mõtlema, et see nool ei pruugi olla kindel võimalus asja tagasi võtmiseks ja et seda vältida tuleks siis kindlasti oma töövihikut varundada.